Arvan, et sa oled kuulnud seda, et meil on päeva jooksul lugematu hulk igasuguseid erinevaid mõtteid, millest suur osa on täiesti automaatsed ja me isegi ei fikseeri neid ära. Ja väga tihti need samad mõtted, mida me tegelikult ei fikseeri ära, me ei pööra neile justkui tähelepanu, on tegelikult need, mis mõjutavad meie emotsionaalset seisundit ja tegelikult koos emotsionaalse seisundiga mõjutavad ka meie füüsilist tervist. Ma täiega innustan sind. Püüa endale regulaarselt tekitada selliseid vaikuse hetki ja no minu enda puhul toimib hästi selline looduses liikumine ja tegelikult ka sellised hommikused minutid, enne kui ma tegutsema hakkan. Mis iganes sinu puhul toimib, aga vaata, mis muutub või mida sa hakkad üldse enda puhul märkama ja kuulma, siis kui sa võtad need väikesed pausid ja pöörad tähelepanu sellele, et oota, aga mis lugu ma endale räägin, kuidas ma üldse meelestatud olen. Hästi tihti me paneme oma emotsionaalsetele muutustele, me paneme oma hirmudel, me paneme kõigele need lood taha ja mis puudutab igasuguseid lugusid, siis küll oleks hea öelda, et me oleme nii originaalsed nendes, aga suur osa nendest lugudest, mida me räägime iseendale, oleme me kusagilt keskkonnast, oma esivanematelt, ühiskonnast, uudistest üle võtnud ja siis me oleme need muutnud omaks, me oleme andnud neile tähelepanu ja energia, me oleme nendega nõustunud ja nüüd me lihtsalt korrutame neid iseendale. Ja need samad lood, mida me tegelikult pole üldse valideerinud, meil ei ole õrna aimugi, kas need üldse vastavad tõele. Me lihtsalt oleme midagi kusagilt külge pookinud, ja täna me valdavalt ikkagi täiskasvanutena poogime külge igasuguseid lugusid, mis on kooskõlas sellega, mida kunagi meile kõige enam sisestati. Mis tähendab seda, et näiteks kui sinu vanemad väikesena olid väga tugevalt meelestatud, et kõik läheb ainult hullemaks, ja see, mida sina väikesena kogu aeg kuulsid, oli see, et kõik läheb ainult hullemaks, praegu on halb ja läheb ainult hullemaks, siis arva ära, mis on sinu selline baasuskumus, see vundament, mille peale sina kõike laod. Nüüd, kui sina seda kahtluse alla ei sea, siis sa tegelikult kogu aeg nopid igalt poolt enda ümbert infoväljast igasuguseid killukesi, küll on kriis ja küll on, ma ei tea, hinnatõus ja sõda tuleb ja muud asjad. Ja siis sa kogu aeg kinnitad endale seda, et kuule, aga ärevus, kõik läheb ainult hullemaks, võitle või põgene, et meie mõtted väga tugevalt mõjutavad meie emotsionaalset ja füüsilist seisundit ja mõtetel on tegelikult tervendav jõud. Ja mõtetega on selline tore lugu, et kui me nagu natuke saame pihta nendele lugudele, me saame seada neid kahtluse alla ja me saame neid tegelikult muuta.